sai lubatud aluse mustvalgeks tegemist näidata. Et siin on 3 sorti objekte, osa on siis sellised, millel on kihivärv, teised on sellised, millel on määratud eraldi värv ja siis on veel sellised, mis on plokid. Nii, mul on siin veel need panemata kinni, 54. Ja siin on mul veel see viga ka, et see nullkiht on kinni. Nii, esimene variant oli siis kihtide värv. Layer Properties Manager ja Select All. Select All, värv white. Okei, nii kõik i-d on nüüd must. AutoCAD-i valge ehk siis mustad. Nüüd need objektid, millel oli kihivärv, läksid juba õiget värvi. Vahepeal ma siin kustutan natuke. Siit ka veel kustutamata. Nüüd järgmine oli see, objektid, millel on siis määratud siin värv, et näiteks nagu need jooned on määratud, et nad oleks punased. Et lihtsuse mõttes ma võin teha niimoodi, et ma valin kõik, see on Ctrl-A klaviatuuri peal ja ütlen, et kõigil oleks kihivärv küljes by layer. Nüüd need asjad, mis olid eraldi määratud värviga, escape'iga saab lahti, need muutsidki värvi mustaks. Nüüd on jäänud veel plokid. Võtame siis esimesena muruploki, avame plokk editoris, valime ära ja määrame, et värv oleks by layer. Close block editor, save changes, muru on tehtud nii. Võtame siis selle ploki, valime kõik ära. Määrame, et värv oleks by layer. Nii, siin on nüüd see rohumaa plokk. By layer, close block editor. Salvestame muudatused. Nii, nüüd on siis veel 2 sorti puid siin. Võtame siis selle. Valime ära. Ja paneme, et värv oleks by layer. Close block editor, save changes. Nii, ja nüüd viimasena siis veel see lehtpuu plokk. Block editor, kõik ära valida ja panna by layer, close block editor, save changes. Nii, see on see põõsas siin veel. Kellel on siin properties aken lahti, siis võib siit ka panna. Close block editor, save changes. Nii, liiklusmärk. By layer, close block editor. Changes.
siis on veel see märk siin. Nii, block editor ja layer, block editor, save changes. Ja siis tuleb veel joonis omakorda salvestada ja ongi joonist tehtud mustvalgeks.